Maaelujutud. Tere, hea kuulaja! Oled asunud kuulama maaeluvõrgustiku taskuhäälingut Maaelujutud. Vestlust juhin mina, Liina Laurikainen-Päri, ja täna on meil külas Rutt Pütsepp. Sellega, millega Rutt tegeleb, ma annan väikese vihje. Ja kui keegi aru ei saanud, siis Rutt saab natukene pikemalt ise rääkida. Rutt, millega sa tegeled ja kus sa meile tulid praegu? Tere, mina olen siis Rutt. Hüüdnimeks olen saanud tädi Rutt ja tegelikult see on mul juba sünnist saati, sest kui sa oled sündides tädi, siis nii ta juba on. Ja see on jäänud aastatega mulle külge ja seetõttu ongi minu tegevustel nii Facebookis siis nii-öelda olemas ka selline leht, kus on siis kirjas pealkirjaks Tädi Rutt nokitseb. Ehk siis Tädi Rutt nokitseb oma kanade ja prouadega. Et olen pannud neile hellitusnimed prouad just seetõttu, et võib-olla kui väike tibu on tibu, siis ta on tüdrukutirts, siis mingil hetkel võib ta olla paskaak, sest ta ei kuule sõna ja jookseb ringi ja sööb väga palju, aga prouaks saab ta siis, kui ta toodab juba mune. Ehk siis ta on juba väärikas võib-olla. Et tast on ka natukene rohkem kasu, et ehk siis mina tegelen lindude pidamisega ja munade tootmisega Jõgevamaal. Nii et see siin on kõik sinu prouade toodang. Jah, täpselt nii. Väga ilusad. Aga mis sind üldse kanapidamise juurde tõi? Tegelikult ma olen üles kasvanud lindudega. Maal üles kasvanud, siis on olnud alati linnud, loomad, kõik asjad, muna on oma nii-öelda laudast tulnud ja elu teeb aeg-ajalt oma korrektuurid ja mingil hetkel lihtsalt enam ei olnud linde ja siis kuna mulle meeldib ka küpsetada, siis mingil ajahetkel ma ostsid poest selle muna, kuidagi liiga kollane, ei tundu nagu loomulik on ju, siis see muna ei lähe niimoodi vahtu ja siis ma hakkasin kodus rääkima, nii, mina tahan kanu. Ehita mulle maja, abikaasale rääksin, ehitame, no teeme väikse, võtame 10 kana, no ehita, no tee. Aga kangekaelne nagu ma olen, siis seda maja ei tulnud ja ühel hommikul ma ütlesin abikaasale, et ma nüüd lõunaks on kanadega tagasi, et tee siis midagi valmis. Ja sealt ta nii-öelda läkski, et tegelikult tõin Viljandimaalt omale 12 toredat kana, kõik täiesti tavalised nii-öelda munakanad, kellest on nii mõnigi tänaseks alles veel. Ma segan vahele, jah, et mitu aastat siis juba üle 5 aasta. Palju kana keskmine eluiga on? Ma arvan, et kui on vähem kanu, ma ei ole teaduslikult nii-öelda uurinud, et räägin ainult oma kogemusest, et kui on vähe kanu, ehk neil omavahel on konkurents väiksem, siis tegelikult nad võivad elada isegi 10 aastaseks. Aga ta ei mune sul enam. Üldiselt ikkagi. Aga kui on sul neid linde natukene rohkem, siis on neil ikkagi konkurents on tihedam ja siis nad nii kaua alati vastu ei pea. Ja mina jälle need linnud, kes enam väga hästi ei mune, siis need ma annan edasi. Ja, et ei lähe minu poolt nad kuskile potti ega lihtsalt ei hukata, vaid annangi edasi järgmistele inimestele, kes siis kanade vanade kodusse. Jah, põhimõtteliselt küll, aga nagu ma ütlesin, et on ka linde, keda ma ei annagi edasi, näiteks siit samast, kus ma alustasin üle juurest, siis on üks lakenmelder, kes muneb, ma ei tea, 6, võib-olla korra, vahest ma ikka satun peale talle, kui ta mulle muna teeb, aga seda tõesti juhtub väga harva, aga ta on väga hea kana jälle, väga tore ja ta on kuidagi emotsionaalne seos on temaga jälle. Nii armas. Et ja seal on veel mõningad kanad, aga kõige tavalisemad munakanad nii-öelda tõi. Aga kas lemmikkanadel on nimed ka? Alati, kui seda küsitakse, on ju, teine asi, mis tõud sul on ju, kui seda küsitakse, siis on alati selline, et kõik kiilub kinni, mis mul on, kus mul on. Mul on hästi palju tegelikult, ütleme, lemmikkana otseselt ei ole. Sest et minu arust on, kõik kanad on erilised, ühed jooksevad sul vastu, teised käivad kauge kaaregusest mööda, nii-öelda. Mõningaid kutsun tigedateks tikriteks. Mul on 2 kana sellist, kes on nii, et kui nad on pesa peal ja mune lähed võtma, siis nad on tõesti tigedad tikrid. Ja tegelikult nemad on täpselt samamoodi sellised linnud, et need esimesed kanad, mis ma tõin, siis sealt läks kohe hauduma üks must kana, kelle tibudest on need samad nii-öelda 2 kana, keda ma kutsun tigedateks tikriteks ja need on täiesti ühesugused. Pruunid sellised säbrulised ja hauduvad, kasvatavad oma tibud väga hästi ülesse, aga nad on kogu aeg tigedad tikrid, ma ütlen.
nokkavad siis? Jah, täpselt nagu. Okay. Ja samas on jälle teised, kes sul tulevad, kes sul siblivad sul jalus, käivad sul jalge vahelt läbi, vaatad, et ise kõhuli ei kuku, on ju. Et see on kuidagi, iga lind on nagu ise moodi, et ma ei ütleks, et mul otseselt nagu mingid lemmikut on, et flaverollerid näiteks on sellised, kes istuvad sul õrre peal ja nad on nii kihvtid kudrutajad, kuidagi täiesti teistsugune, mida nagu tavaline teine kana ei tee, on ju, et neid vaatad lihtsalt, mõtled, issand, kui armsad nad on. Kui sul jooksvad kalkunid kuskile õue peale ja oma pulmatantsu teevad, siis see on ka nagu, et tihtipeale ma jõuagi Facebooki sinna lehele kuskile mingid pilti asju üles pannagi, et lihtsalt sa jääd nagu, lihtsalt vaatadki. Ahaa, sa vist oled esimene inimene, kes ütleb, et kalkun on armas lind, keda mina olen kuulnud isiklikult. Mulle nii väga meeldivad lavendelkalkunid. Mis neis võluvat on? Ta on hall või sinine kalkun nii-öelda, nagu öeldakse, teda kutsutakse ka siniseks kalkuniks, aga ta on rahulik. Ta on rahulikum, aga lihtsalt minu arust see, kuidas nad käivad ja kudrutavad ja see pulmatants, mida nad teevad, tõesti teedki niimoodi vaatad. Kuidagi, ma ei tea, mind nii tõmbab, mulle väga meeldib nagu. Okay. Sa oled siin vahepeal nimetanud erinevaid väga huvitavaid kanatõuge, mille nimed mul juba on meelest läinud, aga mitu erinevat kanatõugu, tohib vist olla tõugu, et sul on? Mõt jälle pead ei anna, aga ma pakun, et kuskil 10 kanti. Oskad nimetada ka? Ajamtsemami, süsimustlind, kellel on ka harisüsimust nii-öelda näiteks. Ise on selline tillukene tegelikult, et ta ei ole üldse suure keha kasvuga. Nüüd praamad, kes on siis hästi suure kehaga ja suured linnud on ju. Hästi rahulikud, tohutud audujad, siidikanad, pisikesed karvased, eks ole, on ju, flaveroller, lakenmelder, no võt need Orpingtoni on mul, siis on mul, no võt need, nüüd ongi Nick Brown on, Leghorn on ja tegelikult Leghorn on siis see kõige tavalisem, eks ole, see valge munakana, mida on siis väga palju aastaid nagu inimesed kasvatanud, sest ta muneb väga hästi ja tegelikult on ju Nick Brown samamoodi on ju, aga näiteks kui iseloomu jälle võtta, siis ongi, et Leghorn on natukene selline närviline kana, tegelikult võib-olla see sõna öeldakse närviline, võib-olla ei ole, et ta on hästi selline kiire, et talle ei meeldi inimese lähedus. Kui ta on kuskil suuremate kanade juures või kana hulgas on, siis tema näiteks teeb sellist asja, et ta laseb ennast küssi ja siis ta paneb teiste kanade vahelt niimoodi läbi nagu. Ja tema liinis on ju tegelikult täna, mida müüakse ka on trikolor ja kutsutakse ka dalmaatslaseks. Ehk siis üks on pruuni valgetäppiline ja teine must valgetäppiline ja nende käitumine on täpselt samasugune nagu sellel valgel, aga nad välimuselt on jälle väga efektsed. Ehk siis võõras inimene arvaks, et need kõik on erinevad. Ja, aga tegelikult ta jookseb kuskilt sealt liinipideta ja olegi otseselt nagu tõug. Aga kui me nüüd kanadest räägime, siis me munadest ei saa ju mitte kuidagi rääkimata jätta. Ma tean, et siin on arvamusi on 10, aga sinu enda munatoodang, mis su lemmiktoit munadest on? Mis on kõige parem asi, mida saab munadest valmistada? Peale praemuna? Praemuna minu jaoks üldse menüüst kuidagi välja jäänud praegult. Juba pikemat aega tegelikult mulle meeldib väga soe munavõi. Sool, või ja muna. Aga tehtud munavõiks siis ja soojast peast. Saiaga siis või? Saiaga. Kuidagi see on... Ja just soojast peast, külmast peast on ka hea, aga mulle meeldib väga, kui ta on hästi soe, nii et see munakoorimine on alati selline aga see soe muna või kuidagi ja mulle meeldib see, et on alati hästi puhta maitsega, et sinna ei lähe mitte mingit majoneesi ega mitte mingit muid asju, ongi tõesti ainult see muna või ja natuke soola. Proovige kodus järele. Aga sul on hästi palju kanu, eks ole, kas sul kukkesid ka on? Jaa. Mitu või oskad sa üldse sellist asja? Kukkaarvu ma praegust ei ütle, aga neid on päris palju. Mulle meeldib, kui kukk on karjas. Muidugi, eks seda peab igaüks vaatama, kus ta oma nii-öelda linde peab, on ju igal pool pole võimalik, sest kukk teeb ju ka päris korralikult häält. Aga mina elan maal, minul jooksevad linnud kõik seal, kus nemad tahavad ja tegelikult kukk on väga hea valvur.
sest et kui kuskilt on ohtu tulemas, siis on nende kisa päris suur. Annab märku siis? Ja kukk kuidagi, kuigi mul on ka, ütleme siis prouasid palju ja siis mul on neid härrasid on ju, siis tegelikult on tekkinud nagu iga kukel on nagu oma selline seltskond. Väike haarem. Et see on selline hästi huvitav jälle, aga see on ka nii, et kui sa esimest korda seda näed, siis sa ei saa sellest aru, et see tekib aja jooksul, sa saad nagu aru, et nii see kutsub, vaata, need jooksevad alati tema juurde. Ja ongi niimoodi, et kui ta kutsub, on ju, tema maast midagi leiab, kuskil nokib, siis ta annab kohe märku, on ju, võib-olla ta ei leiagi sealt midagi, aga ta vähemalt teeb seda, on ju, ja tegelikult sa näed, mis linnud tema juurde jooksevad. Et see on jälle selline huvitav asi nagu või mida jälgida, eks ole, et milline see hierarhia seal karjas on. Ja mulle nagu kuked meeldivad ja neil on see olemas. See nii jõuakski palgatööl käia, kui neid muudkui päevad läbi vaadata. Jah, eks sellest ajast on aeg-ajal puudus küll. Okay. Aga mis sinu enda soovitused oleks algajale kanapidajale? Kui ma tahan võtta oma kõige esimesed kanad? Mis sa talvel kanadega teed? Mõtle selle peale kohe. Okay. Et see asi oleks sul nagu enda jaoks välja mõeldud. Mis sa teed kevadel, suvel on ju nii tore võtta, aga mis sa teed siis, kui tuleb talv? Kus sa paned nad? Kas sa suudad neile sooja nii-öelda anda, sest kana ikkagi tahab sooja? Kas sa suudad tagada ühtlase temperatuuri selles hoones, kus sul nad nagu on ju, et sul on vesi ei tohi ära jäätuda, et kõik sellised asjad oleksid niiske ei oleks. Et mina ütleksin, et esimese asjana mõtle selle peale, et mis ma talvel teen. Okay. Kas ma olen selleks valmis. Et on küll jah, ma tean, kes võtavadki nii-öelda suvehauajaks ja sügisel antakse linnad lihtsalt ära, sest talvepidamisvõimalust ei ole, aga et kui nagu pikemas perspektiivis nagu mõelda, siis kindlasti see on esimene asi. Okay. Aga mitu kana on nagu hea? Et igav ei hakka ja kaklema ei hakka? Ja ühte ära kunagi võtta, sest ühel hakkab igav. Okay. 2, 3, tegelikult selline 4-5 on juba tore, siis on omal ka silmarõõm. Kas on vahet paaritu arv või paarisarv, et sõbrannad saaks koos olla, keegi üksinda ei jääks? Niimoodi ma ei teagi, aga ma teen koostööd ühe suure linnumüüjaga ja seal ma olen tähendanud, et inimesed võtavad paaritu arvu, sest see pidi hea olema. Ja, et siis pidid linnud hästi kasvama, hästi munema, et ei võeta paarisarvu, vaid paaritu arv just. Okay. Kas me üldse oleme rääkinud, mitu kana sul tegelikult kokku on? Vist me ei ole maininud. Mul on circa selline 600. Mul on 3 maja ehitatud. On esimene, teine, 3. maja, kutsun neid vahest ka suurmaja, väikemaja, tibumaja, laatsaret, mis iganes. Et kui ma toongi linnud omale või tibud või kana haudub ise, siis ma kasvatan neid ühes majas, siis kui nad jõuavad teatud ikka, siis ma tõstan nad teise majja, teisest majast siis 3. majja, et selline liikumine käib mul aeg-ajalt ikkagi. Aga see selline circa 600, ütleme sinna vahemikku, see on selline paras. Siis ma tean, ma jõuan ja jaksan. Et mul on kogu aeg munad korjatud, pesad puhtad, söögid ees, veed olemas, allapanu on kogu aeg puhas, et ma jõuan seda nagu teha. Et kui suuremaks minna juba, siis tegelikult nagu tööle ei saa käia, on ju, samas linnupidamine täna on suhteliselt nulliring, et see on pigem võib-olla hobi, on ju, et ta jälle teisipidi ei mängi välja. Okay. Aga see on nagu maksimaalne minu jaoks, siis ma tean, et lindudel on hästi kõik, see on oluline. Nii et kanade suhtes sul nagu suurenemise, laienemise plaane ei ole, et kõik on justkui täpselt nii nagu... Ja, võib-olla ühel hetkel hoopis teen natukene väiksemaks, ma ei teagi, aga vaatame jooksvalt, päev korraga. Okay. Ja sa oled, läheme nüüd hoopis teise teema juurde tegelikult, et Eestis on tulemas avatud talude päevad. Ja sina oled seal korduvalt osalenud, eks ole? Olen. Mitu korda sa seal oled osa võtnud, oskad sa öelda? Äkki on 5 aasta see aasta. Vist, jah, peaks olema 5 aastane. Nii et ka see aasta võib tulla külla. Tulge kõik. Väga tore. 2 käega võtan kõik vastu. Aga mis see päev sinu jaoks tähendab, et on palju ettevalmistusi, mis seal kõik kaastab sinu jaoks? Terve see nädal, võib-olla juba pikemaltki. Tegelikult eeltööd on seal tohutult palju, et mina nagu ütlen, et kõik, kes seda avatud talude päeva korraldavad ja kõik, kes siis nii-öelda külalised tulevad, siis hinnake seda, mis on teie jaoks valmis tehtud, sest see on hästi suur eeltöö minu arvates. Et kui ma võtan kas ma enda seisukohast, siis
samamoodi, et sul on telgid, et sul on lauad, et sul on peenrad rohitud, minul aeg-ajalt jäävad rohimata ka ja siis vahest on olnud ka, et et kasvab, mõtlesin, aga vaata, kui ilust on. Et lihtsalt kõik ei jõuagi. Et ma ei tea, kohvikus, et oleks toidunõud olemas, mina ei kasuta ühekordset nõusid, mul on kõik toidunõud, on ju, et siis sul on olemas see oma pere, siis sul on olemas need inimesed, kes sind aitavad veel, sest üksinda sa ei jõua puht füüsiliselt. Ja meie peres hakkab, ütleme, suurtöö abikaasal hakkab pihta juba neljapäeva öösel, minul hakkab reedel öösel, sest me hakkasime, kui esimest korda tegime, siis kuna abikaasa suitsetab meie väikeses suitsusaunas Põske, siis tema hakkab neljapäeva öösel seda juba suitsetama, et esimene laar oleks valmis reedeks ja teine laar saab siis valmis laupäevaks, nii et 2 ööd käib ja suitsetab 2 satsi. Ja reede öösel minul hakkab selles mõttes suurtöö, et siis on koogid, salatid, kõik asjad, et ma teen laupäeva nii-öelda laari valmis reede öösel ja pühapäevaseks teen nagu laupäeva öösel, et ainult paar tundi. Okay. Sest ma tahan kõik värske. Nii et teie juures saab värsket suitsupõske avatud talude päeval? Ja saab seda saunaga minna kiikama, kus see suitsupõst tuleb. Võib-olla seal samast ossabki veel midagi. Oi, kui äge. Et ise, et meil on nagu ühesõnaga me tegime niimoodi, et meie sooviks oli see, et kõik asjad peab olema ise tehtud, kõik võimalik tooraine, mida saab, on nagu oma kodust. Soojasöögina ongi, mida me pakume, näiteks seesama praesuitsupõsk, muna ja kartul aiast. Lähed korjad, tood ise oma aiast, et natukene kasvatan seda ka. Okay. Et on ühtedest, et kõik peab, võimalikult, mis saab, nagu nii-öelda tuleb sealt. Okay. Et oma kätetöö. Ja kuidas see kanade külastamine praegusel ajal, kui tegelikult linnugripi oht veel natukene justkui on õhus, eks ole, et millised nagu sellised meetmed on, et mida võib-olla külastajad ise peaksid silmas pidama, kui nad tulevad sinu juurde? Nüüd ametlik linnugripi keeld lõppes ära mai keskel, ehk siis kõik võivad tulla. Kõik võivad olla, kuigi see linnugripi oht on tegelikult ju aasta läbi, me ei tea mitte kunagi. Mul on tehtud niimoodi, et mul on lindudel deso endal. Et sealt, kui nemad tulevad oma aadikust välja, siis nemad käivad läbi desovanni oma. Et ma ei ole pannud otseselt piiranguid, sest ma arvan, et see läheb päris keeruliseks jälle, et öelda, et palun võtke kõik kaasa sinised sussid, kui sa tuled autost välja, pane sinised sussid jalga, et see nagu rikub siis jälle selle asja ära, eks ole, et samas see oleks jälle minu enda kaitseks. Aga võib-olla selle külastuse koha pealt oleks mul ainuke palve, et kui sul on omal lemmikloomad, ma ei keela neid kaasa võtta, ma pole nagu kunagi keelanud, aga palun anna mulle sellest märku. Et ühte asja ma alati palun küll, et kanade juurde nii-öelda koeraga ei läheks. Ja võib-olla peab vaatama, et koera oleks ka nagu rihma otsas, sest seal on ka teisi inimesi, et vahest on ju inimesi, kes natuke pelgavad loomi. Absoluutselt. Et võib-olla mõni kurb kogemus olnud või mis iganes situatsioon, et lihtsalt sellega peab nagu arvestama, et anna mulle märku, me leiame koerakesele või kassikesele koha, kus ta saab olla, ta saab juua, saab talle süüendat, et kõik nagu selle korraldame ilusasti ära. Ja muidugi mul on see mure ka, et mul on omal kassid, kes jooksevad ümber maja ringi. Et siis tuleb natuke kaitsta nii-öelda seda oma õue. Aga otseselt nagu sellist päris keeldu ei ole. Ja mina avatud talude päeval lasen inimestele võimalik siis nende lindudele süüenda. Mul on ostetud kapsast ja arbuusi alati, sest et talveperioodil ma ostan niikuinii lindudele kapsast, porgandid, kui on õunal poes ja ainult kõik selline asi neid asju juurde, suvel pigem arbuusi, sest see on hea ja jahutab on ju ja vesine, siis kõigil on võimalik neid lindega sööta nendega. Ja kui sul on kodus sellist kraami, siis palun väga võtta kaasa vanad kõrvitsad, kabatšokid, osta arbuusi, värsket kurki, võtta kaasa ja tule sööda. Okei. Kanad arbuusist veits tipsi ei jää, kui käärima läheb? Ei ole aru saanud. Seda pole veel täheldanud, aga neile väga meeldib see. Väga äge. Aga kuidas sul on nüüd siuke korralik kogemuste pagas selja taga, et kuidas sa külastajate ennast natukene hindad selles suhtes, et on külastaja tänulik, oskab ta oma tänu välja näidata, kas tuleb mingit siukest positiivset tagasisidet? Jah, tegelikult on nii, et üks situatsioon ühe kliendiga oli küll, et ta käis mõned aastad tagasi ja ta kirjutas mul hiljem Messengeri niimoodi, et sellest oli üle aasta või peaaegu 2 aastat möödas ja tänas mind, et ma vastasin seal nii paljudele tema küsimustele on ja mina muidugi tollel hetkel, kui ma nii-öelda Facebookis seda inimese pilti vaatasin on ja siis mõtlesin, et mida ma rääkisin talle seal avatud taludel on ja sest suu käib ju kogu aeg on ju, siis ma ei pannud nagu kokku seda, aga ta tänas mind, et ta tahtis linde võtta ja kõike sellepärast ta nagu, mis ta kõik küsis, et ta ütles, et tal oli nii palju abiks. Okay. Et
aga samas niimoodi eraldi kedagi välja tuua ma nagu ei oska Tallinnast, kes kunagi üks proua, üks perekond. Nad sõitsid mööda Eestit ringi, mina olin kodus, helistati mulle, tere, et oleme see, et me sõidame mööda Eestit ringi, kas me võime teile tulla, on ju. Ma ütlesin, et okei, et kui teile sobib, et mul on praegu tööriided, kõik seljas on ja muru niitmine pooleli, kõik muidugi, et tulge, kui teile see sobib. Et kohvi saan pakkuda, muud mul hetkel pakkuda pole. Ja tulid ja see perenäine tulid, kontsa kingad jalas, pärast tuli välja muidugi Tallinnas kuskil kõrgse hoone selle katuse korteris elab. Kingad lendasid jalast ära, pani palja jalu mööda muru. Mina vaatasin, mõtlesin, et täitsa lõpet need jalad pärast, kes see puhtaks need ei saa. Ja siis ma ütlesin, et ärge, et kui te seal pool liigute, et minul ei ole midagi selle vastu, aga et arvestage, et seal teatavad ühteteist omast, ei, mis sellest pole midagi, et vahetavad sellised asjad võib-olla. Et võib-olla selle ka avatud talude puhul, nagu, et see külastaja, kes see tuleb, et tegelikult on nagu see ehe emotsioon, mis sa näed. Mul on olnud 2 aastat käinud üks pere, kus on ema ja 3 last. Nüüd need lapsed käivad juba koolis kõik. Ema istub raamatuga kohvikus ja lapsed lasevad kohviku, ehk siis ema võrkpalliplatsi kanalavahet niimoodi. Aha. Ja see ema istubki ja kui ta esimene aasta tuli, siis ta küsis mu käest, et kas on nagu paha, et kui ma terve päev siin olen. Aga see sama võib-olla see, et inimesed näevadki nagu seda päris seda maaelu või seda, või see sama, et see naat ongi see lillependus, näed, ma polegi jõudnud ära võtta või see sama, et need kanad jooksevadki õues, et kunagi tuli suurlinnast keegi, kes ütles, et päriselt ka, niimoodi ongi kanad õues või? Või kuidagi nagu selliselt, ma ütlesin, et jah, et ongi, et uksed on hommikul teen valla ja õhtul panen kinni ja aediku ja niimoodi nad jooksevadki ja nii mul elavadki on ju. Et nagu, ma arvan see emotsioon tegelikult, mis sa saad sealt. See annab päris palju tagasi ja jõudu jätkata, eks ole? Ja, et see, et vahet ei ole, et sul on seal tohutult palju eeltööd ja sigimist ja sagimist, aga võib-olla see, kui sa näed ka selles inimeses seda sära või seda rõõmu või nagu, tõesti ikkagi jah, see emotsioon nagu, et ta tuleb ja naudib see, ma arvan. Nii tore. Nii tore. Aga kindlasti inimesed jõuavad hästi palju küsida. Nii kanade kui kõige kohta. Aga mis need kõige levinumad küsimused on, mis nad näiteks kanade ja kogu sinu talupidamise kohta küsivad? Mida kana sööb? Mida kana sööb? Jaa, söögi kohta küsitakse tegelikult, et mis süüa mina annan nii-öelda kanadele. Et seda uuritakse päris palju nagu ja küsitakse. Siis mina ütlen alati, minul on lihtne täissööt, magustoiduks ostan nisu, ja siis ongi kõik juurikad, mis ma vähegi saan, et omal on väike aiamaa, kõik sügisel, mis sealt jääb, mis vaatab, sellega ma vist ise ei viitsi midagi teha, et ta on siuke krimpsus, tükeldad kõik ära, sügav külma või paned hoiustad kõik ja kasvatan hästi palju kõrvitsaid nende jaoks, näiteks et kõrvitsat annan alati kanadele, siis mul on tuttavad perenaised, kes mulle oma jäägid, kõik kõrvitsajäägid annavad, kabatsokki söövad väga hea meelega. Et mul on kõik selline, ma ütlen, põhisööt on ikkagi täissööt, magustoiduks nisu ja siis ülejäänud kõik on aiasaadus põhimõtteliselt. Et mingid lisaasju mina ei anna, nii-öelda tervist turgutavaks või siis selliseks asjaks talvel, mida ma teen, on tšillit. Tšillit? Ja, sest tšilli puhastab kanadele organismi ja kanad ei tunne vürtsa. Ja teine asi on küüslauk. Väga huvitav. Ma ei olnud sellest kuulnudki. See on selline, see on nii-öelda ka see profülaktika, et kuna ma tegutsen ju tegelikult ametlikult, mind käib ju veterinaaramet kontrollimas, kõik erinevaid proove tegemas asju, siis tegelikult ütleme, kui kana turtsub või lärtsub või midagi on häda või on jalakatki teinud on ju, siis mina rohtudega ravida ei tohi. Kui ma ravin teda rohtudega, päris rohtudega, siis ma pean ta eraldama. Mul peab olema kõik see blogitud nii-öelda, et kui mul tuleb see veterinaaramet kontrollimas, ma pean andma talle kõik ette. Et vältida ise endal seda, et äkki ma unustasin midagi või äkki kas seal rohul oli mõju 6 aega, sest et tihtipeale nende rohtudega on nii, et kui sa need rohtu, siis selle kanamune sa ei tohi müüa 6 aega, enne kui see rohi läheb munast välja nii-öelda. Ja siis mina selliseid asju täielikult väldin, mul neid ei ole ühtegi ja siis ongi profülaktika on tšilli ja küüslauk. Ja tegelikult on ka majoran nagu. Aga muna maitset see ei mõjuta? Ei. Muna maitse tuleb, tegelikult loeb hästi palju see, mis lindudele süüa antakse. Näiteks tegelikult on väga hea, mis lindudele meeldib, on kala, aga kui sa liiga palju kala annad, siis tuleb munale kala maitse juurde. Vaat see on küll. Ahah. Et mul on ka, et kala ma aeg-ajalt saan, aga kala on jälle, mina ütlen magustoit.
ja tegelikult ongi, noh, ma ei tea, see on jälle minu oma kogemus on ju, et ma olen ka korra selle ämbri otsa astunud, et kõige, ütleme siis lollikindlam või ka see, kes inimene, kes alustab oma linnupidamisega, siis täissööt. Kõige lihtsam. Kõike seda muud asja võid sa anda juurde, aga kui sa paned palju, kui sa annad talle liiga palju, keedad seda kartulit ja teed putru, siis sa söödad kana paksuks ja siis kana ei mune. Ahaa, mis need ideaalsed munemis tingimused siis on? Tegelikult selles mõttes ongi, et täissööt, jah. Et kõik see, mis ütleme on nii-öelda see roheline, ütleme siis või juurvilja pool, see nagu ei tekita seda. Aga tihtipeale ju tehakse, et no ma tegin jahu ja siis ma valasin selle kuuma vee peale ja ma tegin ikkagi talle putru ja ma keetsin kartulit ka ja vahest mul on üks perenaine helistab mulle ikkagi, Rutt, ma vist jälle söötsin paksuks nad on ju. No mis sul seal ees jälle oli? No ma andsin neile seda ja siis ta loeb selle menüü ette, siis mõtlen nagu sünnipäevalauas istuks. Ja siis ma ütlen, no pane nüüd nad jälle 2 nädalaks vähemalt teedile, ainult see täissööt. No aga nad tahavad, no ei pane nad dieedile, siis helistab tagasi, munevad jälle. No, et tegelikult see on uskumatu, aga sa söödad kana paksuks, et ma olen ka kunagi sellega hakkama saanud, sest et üks naaber tõi mulle väga palju kartulijääke ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd siis olen tubli perenaine ja muudkui ka keedan on ju. Ja tegelikult unustasin ära, et ma keetsin neile kogu aeg nii palju ja ma andsin neile liiga palju korraga ette, nagu liiga pikaajaliselt nagu. Ja siis ma mõtlen, et mune ei ole ja jääb vähemaks, siis klikk, ise söödad paksuks, mis sa siis tahad. Okei, nüüd ma tean, miks mu 5 muna asemel 2 on iga päev. Ja, et tegelikult ei ole vaja üldse seda menüüd nii suureks saada. Väga huvitav, ma mõtlesin, ma tulen küsin sinult täna lihtsalt küsimusi, aga ma õpin lihtsalt nii palju siin täna praegu, nii äge. Kana ilmselgelt tahab süüa, tahab juua, tahab soojas majas elada ja kõik see on üks suur kulu kokku. Et tulu on loomulikult meil siin laua peal näha, aga kas sa taotled ka mingeid toetusi selleks, et saada natukene paremini hakkama? Nagu ma ennist ütlesin, siis tegelikult ütleme sellisel viisil lindude pidamine, nagu minul on tegelikult nulliring. Võib-olla üheks põhjuseks minu puhul on ka see, et ma vahetan lindates hästi-hästi tihti allapanu, ehk minu jaoks on ka see kulu suur. Et nii kui ma vaatan jälle, et mulle ei meeldi, juba vahetad ära. Et päris paljud tegelikult ikkagi vasta talve juba kasvatavad ka linde selliselt, et sellel allapanul lastakse kasvada, sest see hoiab sooja, pannakse värsket peale, aga tegelikult seal käib elu sees, bakterid, asjad kõik, mis ei ole hea ja kui maja on meil võib-olla niiske talvel, siis see on veel halvem, kõik need bakterid hakkavad elama, siis nad teevad lindudele liiga, et ongi erinevad väivid ja täilised, eks ole, on ju, linnud saavad omale ussid, mis on nagu, siis on juba päris nii-öelda antibiootikumide ravid. Et õnneks on ja mul ei ole nagu midagi sellist olnud, et ükskord olid küll mul sätikad, mis ma hakkasin nägema, et kuskilt midagi pesast tulid, et ma olen ju väga palju erinevaid pesakaste katsetanud ja tegelikult olen ma jõudnud sinna etappi tagasi, et kõige tavalisemad pesakastid seina peal, raamiga, allapanu all. Okay. Kui on juba seal midagi toredat sisse jäetud, on ju, kas on munakatki tehtud ja ära söödud või on seal toredad jäägid nii-öelda, mis kana siis väljutab, siis selle võtta taga välja, paned puhta allapanu ja minu arust on see nagu kõige parem. Mitu pesakasti sul on üldse kogu selle kanakarja peale? Peast ei ütle, ma pean jälle lugema. Seal on tegelikult selle toetuse kontekstis ka, et tegelikult on ette antud teatud kriteeriumid. 7 linnu peale peab sul olema vähemalt 1 pesakast. Mul on arvestatud rohkem õrreruumi 20 centimeetrit, mul on rohkem. Palju peab olema põrandapinda, ehk tegelikult on samamoodi, et ühtepidi on seaduses kirjas 9 lindu 1 ruutmeetril, vabapidamisel just, kui me räägime vabapidamisest, aga samas kui taodelda toetust, mida minagi olen taotlenud, see on lindude heaolu toetus. See on tõesti, see on väga marginaalne, et vahest nagu mõtled küll, et väga nõmedad on nad, kes sellised otsused on vastu võtnud. Just võib-olla selles kontekstis, et kui sa loed, et lambad, kitsed, sead, lehmad, siis on sinna saab aedasid, sõrataud, millega iganes, siis lindude pidajatel on ainukene põhitoetus, lindude heaolu toetus. Et ei ole nagu, ma ei tea, linnugripigagi seoses, mis tegelikult oht on iga aastane, et ei ole seda, et nüüd anname toetust selle jaoks, et saate oma väliaedasid paremini ehitada või teha või et oleks see nagu suunatud selle jaoks või et kuidas lindudele siis paremat heaolu tagada, sest rebane käib, eks ole, on ju, kull käib, on ju, et mis teha nagu, et
et minul on ka üks reegel, kui ma hakkasin linde pidama nii-öelda, on see, et minu linnud peavad saama õues olla. On nad nagu aiaga piiratud või nagu õues? Mul on niimoodi, et mul on maja ees on aadik, millel on katus peal ja millel on selline võrk, et kui on linnugripp ja linde õue lasta ei tohi, siis mina tohin lasta. Et mul on tagatud need tingimused, et linnugripi ajal saab minu lind ka õue. Aga kui nii kui linnugripp ei ole, siis mul on need aiavärad kõik lahti ja nad jooksevad kõik seal ringi, kus nad ise tahavad. Ja õhtuks tulevad koju ikka? Ja, tulevad ise. Ja, tulevad ise. Aga vaat see sama, et tegelikult mul on krunt suur ja mulle väga meeldib, et nad tuuseldavad ringi. Ma tahaks hirmsasti sinna ajada ümber. Aga ma ei lähe ühegi projekti alla, et seda taodelda saaks. Et oleks natukene siis võib-olla lihtsam seda nii-öelda teha, et tegelikult sellega ma kaitseks juba võib-olla rebaste eest. Sest ega nemad arvastavad ka minu juures käia. Paraku, et see on jälle, et vaat see ongi võib-olla ka see, et kui mõni inimene mis need linde pidada on, et kunagi avatud taludel siis üks noor paar, mina tulin just maja juurest lindlate juurde ja siis oma vahel räägivad, vaata, mis see pidada on, mis ka tarbuusi ette ja kana muneb. Läksin siis seisin kõrvale, mõtlesin, aga kas teil seda muud tööd ka sinna ette kujutate, mis sinna juurde käib, et tegelikult ikka ei ole. Et kana ei mune nokast, kana tahab iga päev, et sa temaga tegeleksid, ta tahab süüa, ta tahab puhast vett, et see allapanu oleks puhas, see sama, et tal oleks liikumisala, on ju. Et need toimetusi tegelikult on seal lindlas hästi palju, et kui sul on see 4-5 lind on ju, siis tõenäoliselt saad ka paariks päevaks ära minna, sest kui sul on söök ja jook kogu aeg ees, siis ei ole nagu muret on ju, aga kui sul on neid rohkem on ju, et minul on küll ka, mul on automaatsöötur on ju, mis annab ette ja jooturid on mul kõikidesse majadesse ehitatud niimoodi, et mul tulevad maa sees, tuleb vesi, mis läheb igasse majasse ja siis on seal sellised vahekastid, kuhu see vesi jookseb ja nii kui lind tila küljest sees võtab juua, siis tuleb temal see tünn jälle nii-öelda täitub veega. Aga samas mina näiteks ei saa kodust ära minna niimoodi. Minul peab olema keegi, kes siis läheb korjab iga päev munada. Kes vaatab, et ükski rebane ei ole käinud, kuskil sulgi maas ei ole, kõik need asjad nagu, et praegult on ju just see aeg, kus rebane oma kutsikaid õpetab. Sügisel, kui põldude pealt viljad ja kõik asjad ära võetakse, siis hakkavad kullilised käima, nemad tahavad ka oma osa saada, et tegelikult nagu alles üks päev arutasin abikaasaga, siis tegelikult abikaasa ütles, et tead, Rutt, kui meil lammad oli, siis need olid palju lihtsamad. Tõesti? Jaa, et lamba juures sa ei pea tegelikult nagu iga päev päris käima, et sa saad, kui tal on see söök ja jook ees, et see hein põhksilo, mis tal antakse, on ju, et siis on nagu lihtsam, aga lindudega sa pead nagu ikkagi igapäevaselt tegelema. Kasutad sa mingeid meetmeid, et neid rebaseid ja kullilisi tõrjuda kuidagi või? Meie seadused ei luba seda. Ahaa. Et ma ei julge öelda, mis aastal see oli, aga mingil ajahetkel oli see, et rebast võis küttida aasta läbi, aga see muudeti ära. Ehk tegelikult muudeti ära nii, et kui rebasel on pojad, siis see aeg teda enam küttida ei tohi, aga samas see aeg on just see, kus ta kõige rohkem kimbutab. Ja rebane ja kull mõlemad on tegelikult sellised, kes kipuvad jääma käima. Okei. Jah. Et kunagi olema ühe kulli kinni püüdnud, niimoodi hiireviu või midagi sellist, väike kulliline. Ma tulin kuskilt ja kuulen lindlate juures on hirmus kisa. Ja ma ei tea, kuidas väliaed oli lahti, see oli sügisene aed ja kull oli sinna siis sisse lennanud ja muidugi seal olid tagajärjed kahjuks. Läksin, vandusin, ropendasin, sõimasin, ma olin terve maailma peale nii vihane, aga ma sain selle kulli niimoodi kätte, et mul on isegi kuskil pilt olemas tiibadest tõks kinni ja mul oli pappkast seal pakenduskeskuse juures ja ma võtsin seal pappkasti, pistsin ta pappkasti, siis ma mõtlesin, et mida ma teen, ma olin nii endast ma olin nagu nii, mitte isegi et endast väljas, vaid vihane täitsa ja siis ma helistasin ühele jahimehele, kes meil on ja ütlesin, et kui kaugele ma pean sõidutama selle linnu, et ta tagasi ei tule 50+ kilomeetrit. Wow. Et tuleb tagasi, et paraku jah, nad on sellised, et see on ohuallikas, kindlasti viib ära rebane, kindlasti viib ära kull, et tuleb jälle käia lugemas ja siis tuleb Riias seda lindude arvu jälle muuta ja midagi jälle teha. Kuidas sa suudad kokku lugeda need 600 kana? Õhtul. Siis kui kõik on õrre peal ja majas sees, siis hakkad jah, täpselt, paber on käes, pastakas on käes ja siis hakkadki lugema kuskilt otsast tõk. Kindlasti eksin, mingi, ma ei tea, +5, +10, pluss miinus, eks ole, et kes kui keegi kuskil kellegi vahel või midagi on, aga niimoodi käidki lugemas. Siis sa tead, muidu ei tea. Hästi huvitav on seda toetuste meetmeid asju kuulata, et peab olema nii mitme kana peale, nii mitu pesakasti, samas see kana otsustab lõpuks ise. Minul on 4 pesakasti 5 kana peale ja nad munevad kõik ühte pesakasti. Nad ootavad järjekorras jalad ristis lihtsalt. Ja niimoodi nad teevad.
aga samas sul peab olema, eks ole, et tal peab olema see võimalus valida, on ju. Et mul on ka kalkunid käisid majas sees nii-öelda, olid oma majas nii-öelda nad elavad lindudega koos, munesid, neil oli üks konkreetne nurk, kuhu nad munesid, on ju, ja mingil hetkel enam mune ei olnud. Ja nüüd on vaja väljas käia, nemad tahavad väljas ühe toominga all käia munel. Ja, no nemad käivad hoopis seal. Värskes õhus ikkagi. Ja mul on sellised, see allapanu, mida ma hetkel kasutan nii-öelda, need on suurtes big-bag kottides, on ju, kui ma jätan sealt suu lahti, on ju, siis ma tean, et autsult on munad seal. Ja vahest on selliseid nagu üllatuslikke kohta, kust on nagu mune nagu leitud tegelikult. Kas nad lähevad salaja hauduma ka kuskile vahepeal sul niimoodi, et tuleb keegi? Ei, vist ei ole läinud, kõik ikkagi pesa peale kipuvad minema, kuidagi juba siis, kui lähed mune korjama juba, kui ta ennast turjab seal ja siis juba saad aru, et ma ikkagi lasen aeg-alt neid haududa ka ja. Ja armas ja siis tuled väiksed kevad. Täpselt nii. Tore. Aga meie toreda jutu lõpetuseks see tõid meile külakostiks ja mune. Kas neid mune saab kuskilt soetada ka endale? Jaa, ikka saab. Võta ühendust. Et saab küll, jaa. Mul on olemas oma väike klientuur, kes mulle helistavad, kirjutavad, sõidan mööda siit kaudu, sõidan mööda sealt, annan teada, tulen seepäev Jõgevale või olen seepäev Tartust, on munad ära koju. Tegelikult on taluturus nüüd munad müügil, Tartus Lõunakeskuses. Tartus on ka turuhoones, seal on üks hästi tore perenaine Paalitalu Eve ja tema müüb neid mune ja Puhuristipood. No näed, nii palju kohti tegelikult. Ja kui tahta otse sinult osta, siis Facebookist tädi Rutt nokitseb, eks ole. Jaa, täpselt. Väga tore. Et saab sealt telefoninumbri, saab sinna kirjutada, meiliaadressi, kõik on olemas. Ja ma näen, et siin kõik munad on tegelikult väga erisugused. Et kas see ongi see nagu väike talupidaja võlu või... Tegelikult on nii, et kui ma kogu selle protsessi või üleüldse selle asjaga alustasin, ehk siis nagu päris plaani pidasin ja ma tahtsin, et ma tegutseksin ametlikult, et ma tahan olla, et mul on kõik korras ja mul on kõik aus ja kõik peab olema nii, nagu peab, siis et oleks karbis sul seal see MSL ja XL on ju, siis selle jaoks on vaja, igal munal on oma kindel kaal, see kaaluvahemik. Kuna ma mõtlesin, et see võib väga keeruliseks minu jaoks minna, siis ma uurisingi välja, et kas võivad olla ka eri suurusega munad karbis, ehk minu karpides nii-öelda ongi eri suurusega munad. Karbi peal on välja toodud miinimumkaal, mis on siis 580 grammi ja see on nii-öelda M-muna suurus. Kui poest osta ütle siis muna suuruste järgi, aga tegelikult on nendes karpides tavaliselt selline 640 ja rohkem. Aha, nii et teed kliendile pigem nagu meelehead natukene. Jah, pigem nagu nii ja ma nagu ühesõnaga läksin seda teed pidi ja täpselt on ka mingid aegasid ja hetkesid, kus kanad ei mune suuremaid mune on ju, siis ongi võib-olla natuke karbikaalud väiksemad, aga samas mitte kunagi oled alla selle 580. Aga ja seetõttu ongi, et sigri-migri ja täpselt nii, nagu nad sealt tulevad. Täpselt nii, nagu loodusloonad on. Õige. Nii, aga ma väga-väga tänan sind, et sa leidsid meie jaoks täna aega siia tulla. Aitäh. Ma soovin sulle edu kanadega. Soovin sulle edu avatud talude päeval, kuhu ma soovitan kõikidel minna. Tulge, võtan kõik vastu. Nii tore ja suur aitäh sulle. Aitäh sullegi.